Kuidas valmistuda reisiks? Ma leidsin endale 2 raamatut. Minu viimase aja uus avastus on kiinoa ja hummuse chipsid. Ma kindlasti soovitaksin vaadata ilmateadet ja enne kui ma pakkima hakkan, ma teen alati endale nimekirja. Koti pakkimisel ma kindlasti soovitan rullida. Mega oluline on see, et sul oleks nimesilt. Jätkame nüüd väiksemate kottidega. Sellises sisetaskus on mul silmaklapid, mida ma armastan kasutada, kui ma tahan lennukis magada puhka välja, sest reisimine on mega väsitav. Hei, siin on Viki ning tänane vlog on siis spetsiaalselt pühendatud sellele, kuidas valmistuda reisiks. Nagu teate, siis mul on eraldi siin vlogi kanalil ka maailmarändur Viki seeria. Ehk ma arvan, te olete näinud vähemalt ühte mu reisivlogist. Ma reisin päris tihti, enamasti 4-5 korda aastas. Nüüd oli küll eriolukorra tõttu paarikuune paus, aga see on möödunud ning mina olen valmis jälle maailma avastama. Ning ma olen varem ka näidanud natuke ettevalmistusi, mida ma enne reisi teen, aga see on pigem olnud muu vlogi sees ja seal on kõik asjad koos olnud. Tänane video on veits rohkem struktureeritud, siin on konkreetsed punktid, nipid, häkid, seega hakkan pihta. Ma tegin endale isegi reaalselt terve nimekirja valmis, et ma midagi ära ei unustaks. Ma ütlen ka vahele seda, et täna on neljapäev, kell on 12 ning minu lend läheb homme hommikul mingi 10 paiku, seega mul on reaalselt ainult 1 päev aega, et selleks reisiks valmistuda. Kuigi mul on natuke varasemalt juba ka viimase nädala jooksul, aga täna on nagu see põhipakkimine, söökide ostmine, asjade tegemine. Seega, number 1 on teha online check-in, sest seda tavaliselt avatakse 24 tundi enne lendu. Minul on see nüüd avatud ja kuna ma lähen koos oma venna ja Andoga, siis tegelikult mu emps tegi meile selle check-in juba ära, ehk ma ei saa teile näidata. Aga tavaliselt, kui ma üksi reisin, ma teen selle ise. Ehk siis kindlasti tehke see ära, sest tihtipeale sul on võimalik valida kohti, saad paremad kohad ja kui sul ei ole vaja koha peal kotti ära anda, siis saad minna otse nagu väravasse põhimõtteliselt, sa ei pea käima seal check-inist läbi järjekorras ootama, mis iganes, sa saad kohe endale juba pileti meilile. Ja nii lihtne see ongi. Teise asjana on vaja pesud pesta. Ma muidugi soovitaksin seda teha päev 2 varem, et jõuavad ilusti ära kuivada, aga ma tõenäoliselt teen ainult 30-minutilise pesu, sest enamus on siin mingid spordiasjad ja meil on ka kuivati olemas, ehk ma arvan, et õhtuks kuivab kõik ilusti ära, kui mitte siis hommikuks kindlalt. Kolmanda punktina on siis töö ette tegemine. See muidugi oleneb sellest, mis valdkonnas sa töötad, et kõigil ei ole võimalik ette teha, sest võtadki puhkuse ja chillid. Mul on vaja kõik meilid ära vastata ja siis panna sinna see automaatteade, et kui reisi ajal tuleb meile, siis tuleb see automaatvastamine, et ma olen puhkusel. Siis teisena mul on vaja üks video ette filmida, ehk see, mis ma praegu filmin, ongi tegelikult mul juba ette filmimine. Siis mul on vaja thumbnail ära teha. Veits veel raamatupidamist teha, mingi arve oli veel maksta, ehk mul on vaja nüüd arvuti taha istuda. Nüüd ma lähen poodi snäkke ostma ja raamatukokku, et endale uus raamat hankida. Panin just vihmariided selga, sest õues täiega kallab ja ma arvan, et nii peaks okei olema. Jõudsin linnast tagasi, sain igal pool käidud, kus mul vaja oli. 4. punktiks ma siis soovitan käia raamatukogus. Muidugi alati võib endale raamatupast osta raamatuid, aga minul on see harjumus, et mulle ei meeldi väga üle 1 korra raamatut lugeda, seega nad jäävad lihtsalt seisma, ehk mõtteka mul laenutada. Ning ma leidsin endale 2 raamatut. Mul ei olnud midagi kindlat välja valitud, kui ma sinna läksin. Ma lihtsalt kõndisin riiulite vahel ning vaatasin, et mis mulle silma jäi. Ning kui te olete mu viimaseid vloge näinud, siis te olete tähele pannud, et viimasel ajal mind täiega huvitab krimi. Kui keegi mulle 5 aastat tagasi oleks öelnud, et ma hakkan krimi lugema, ma poleks seda uskunud. Sest vahepeal ma olin täiega huvitatud nendest self-help bookidest või ennast arendavatest, aga ükskord mul viskas neist nii üle. Ehk nüüd mulle meeldib krimi. Ma lugesin enda viimase lemmik autori Ruth Ware kõik raamatud läbi, mis on. Seega siis ma leidsin raamatukogust ühe, kus on selle Ruth Ware'i soovitus, et ta kommenteeris, et talle hullult meeldis see. Seega mõtlesin, et tasub lugeda ja siis ma leidsin veel mingi sellise. Ehk üks on siis All the Missing Girls, Megan
tuli Randa poolt ning teine on Lexi Elliotti The Missing Years ehk suht sama vibe ning tõenäoliselt võtan ühe kaasa. Ma arvan selle väiksema ning see jääb mul siis kodus lugemiseks. Et kindlasti soovitan, et reisil oleks alati mingit meelelahutust kaasas, et see olenebki, mis su enda eelistus on. Mõnele meeldib mingi raamatuid värvida, kirjutada, joonistada, lugeda, muusikat kuulata, mis iganes, et minu jaoks raamatud on üks kõige olulisem asi või ajakirjad, mis iganes, et vastavalt endale siis kindlasti midagi kaasa võtta. Ja 5. punkt on osta snäkke. Muidugi oleneb, kui pikk reis on, aga enamasti ikka vähemalt paar tundi ja minul läheb küll kõht tühjaks, ma pean iga 3 tunni tagant sööma, selleks mu veresuhkur liiga madal oleks ei lähe. Seega käisime poes. Ma ostsin natsvaruga, seega mul võib-olla ei mahu isegi kõik kaasa, aga siis ülejäänud ma jätan koju, sest nad halvaks nagu nii nädalaga ei lähe. Kõigepealt siis minu lemmikpopcorn, mis on meresoolaga, ehk ta on kõige nii-öelda tervislikum variant popcornist, mis ma olen poes leidnud. Kuna koostisosad ongi ainult popcorn, kookosõli ja meresool 2%. Ja megalt gluteenivabasid pretzleid, mis on head su kehale ning need on nii väikses pakis ja siin on suht palju neid sees, seega mega hea kaasa võtta ning Andu ja mu vend Kade armastavad neid, ehk need on meile kõigile söömiseks. Ja minu viimase aja uus avastus on kiinoa ja hummuse chipsid, mis on siis väga hea alternatiiv krõpsudele, et kindlasti tervislikum ja parem su kehale. Ja siis minu magushapukas alternatiiv kummikommidele on Berry snäkid, mis on mul siis mustsõstra ja kirsi maitsega. Ja lõpetuseks võtsin 2 Nakedi batooni India pähkli maitsega ning need on gluteeni, teravilja ja piimavabad ja need on mu kõige lemmikumad torbatoonid, aga Rimis oli suht väike maitsevalik, kaubamajas on kõige parem, ma tean, ehk nendest maitsetest, mis seal oli, mulle meeldis ainult see. Ja mul on sellepärast ja ma varusin sellepärast suurema koguse snäkke, et need ei ole mõeldud ainult lennule, vaid tavaliselt ma arvestan ka, et mul oleks koha peal midagi süüa, sest enamasti reisides ma ise ei leia nii tervislikke alternatiive, siis ma lõpuks hakkan lihtsalt krõpsu ostma, ehk see on parem, kui mul on endal kaasas need asjad, mis ma tean, et on mulle head ning siis mul ei ole vajadust mingit jama osta ja ma püsin oma toitumisega nagu rajal. Ja nüüd on aega hakata pakkima, et näha, kui palju nendest asjadest mul üldse kotti mahub. Nüüd on mingi paar tundi hiljem, ma valisin kõik asjad välja, mis ma siis tahan kaasa võtta ja need lähevad kõik minu käsipagasi kohvrisse. Ma juba proovisin ära, et kõik see mahtus ja tegelikult paar lisaasja ma panin ikkagi Andu kohvrisse, sest tal oli veits vähem asju ja jäi ruumi üle, ehk ma sain siia paigutada. Et siin peal on siis minu kosmeetikakott ja jalanõud ning kõik ülejäänud riided ja asjad on mu enda kohvris. Räägime nüüd täpsemalt pakkimisest, mis on siis minu 6. punkt. Kõik olulisem on sinu sihtkoht, kuhu sa lähed ja mida tegema. Ma olen Rootsi paadireisile, sest mu vanemad rentisid sinna jahis ja enamus ajast me oleme paadil, kus on suhteliselt tuuline ning vahepeal maabume väikestes sadamates, käime näiteks matkamas, ehk siis ka sport on päris suur märksõna minu reisil. Ma kindlasti soovitaksin vaadata ilmateadet nii kaugele ette, kui on võimalik. Ma tšekkasin siis Göteborgi, sest see on see, kuhu me esialgu lähme ning siin paistab keskmiselt siuke 15–20 kraadi, päike pilves, vahepeal võib sadada, ehk mitte kõige soojem, mis tähendab, et mul on vaja ka paksemaid riideid ja õhtul läheb jahedaks, ehk kihilised asjad on ülihead, et on nii paksemad kui ühemad. Ja enne, kui ma pakkima hakkan, ma teen alati endale nimekirja, sest sa võid arvata, et sa tead kõike, mis vaja on, aga kui sa hakkad pakkima, sul lähevad need asjad meelest. Seega ma tegin isegi 4 kategooriat, et on riided, tehnika, kõik muu nagu mingid pisiasjad, aksessuaarid ja siis 4. kategooria on see, mis mu vanemad palusid, et me veel lisaks neile viiksime. Ja üks soovitus on veel, kui sul on aega ja viitsimist, siis ma soovitan neid asju enne selga proovida, et näha, et kõik asjad lähevad omavahel kokku, mis sa võtad, siis sa saad kindel olla ja sul ei tule koha peal mingeid ebameeldivaid üllatusi. Ma õnneks praegu juba enam-vähem tean neid asju, et need kindlalt lähevad kokku, seega ma ei hakanud. Ainukas, mis ma proovisin, on lennuki riietus, mis mul on praegu seljas. Ma tahtsin näha, et kuidas see välja näeb, sest ma tahaks sellega ausalt öeldes tegelikult Insta pilti teha koos enda kohvriga. Kes siis vaatas mu sünnipäevakinkide avamise videot, siis te nägite seda seal. Ma pole veel kordagi saanud kasutada, see on mu esimene reis, ma olen mega elevil ja me reisime ainult käsipagasiga, mida ma pole vist aastaid teinud. Ja ütleme nii, et see oli ikka väike väljakutse, et kõik asjad ära mahutada. Õnneks Andu kohver veits päästis ning ma enda riietuse valisin selle järgi, et ta matchiks ja et see oleks mugav. Seega mul on jalas siis sellised mustad dressid. Ma ei tea, palju te näete, peal on selline hästi mõnus kampsik, mis on väga mugav ning ma saan seda ka reisil kanda ja siis peal on mul jakk, sest siit tuleb järgmine soovitus, et pane kõige suuremad mingid jakid, joped, asjad endale kohe selga, kui sa lähed reisile, mitte kotti, siis sa säästad täiega palju ruumi või seo endale kas või ümber või hoia käes, aga lihtsalt ära pane neid kotti. Seega sellepärast mul on ka jakk
peal. Aga nüüd siis täpsemalt selle juurde, mis ma kohvrisse pakin. Ma alustan spordiriietest. Kõigepealt on siis selline spordijakk, see on nagu siuke keskmine kiht, et mis sa paneksid pluusi peale, aga mingi kileka all, et hoiab sooja. Siis ühed pikad mustad spordiretuusid, sinna juurde üks spordi T-särk, siis ühed lühikesed spordipüksid ja sinna juurde ka sporditopp, aga muidugi ma saan neid erinevat moodi mix and match ida. Siis üks spordirinnahoidja, siis selline õhuke tuulejakk, aga see ei ole veekindel. Ja siis teine veekindel tuulejakk, mis on veits paksem. Paadi peal olemiseks on mul siis need samad dressipüksid, mis mul juba jalas on, et ma neid eraldi ei pea pakkima ja lühikesed mugavad püksid. Siis üks selline valge topp, üks must kropp T-särk, üks valge kropp T-särk ja siis üks selline kirju T-särk, sest enamus ajast me oleme paadis ja mu vanemad soovitasid hästi palju mugavaid riideid võtta, sellepärast mul on palju T-särke. Ja kuna seal pidi suht tuuline olema, siis ma võtsin veel ühe õhukese jaki, mida saab lihtsalt kergelt peale visata ja üks paksem dressipluus koos kapuutsiga. Juhul kui on mõni soojem päev ja me tahame minna linna või kuhugi välja sööma, siis mul on kleidike ja teine natuke jahedama ilma jaoks riietus on mul must topp, kuhu peale ma saan siis kas selle sama kampsiku või teksajaki visata ja jalga paneksin siis sellised beežid kargo püksid. Siis mul on kaks nokamütsi, mis on head nii matkamiseks kui ka päevitamisel. Mulle meeldib, kui mu pea on kaetud, sest mul hakkab päike väga kergelt pähe. See kosmeetikakott on mul täidetud meigiga. See on minu ehte karp, mille ma hiljuti leidsin. Ma esimest korda kasutan seda. Ma sain selle aksessuaarisest ja ma olen nii rahul sellega. Siin on spetsiaalne koht siis väiksemad tehete jaoks, kuhu saab panna sõrmuseid, kõrvarõngaid, suuremad käevõõrud, kaelakeed, käekellad ning üleval veel väike tasku, kus mul on ka üks kaelakee. See on nii praktiline, väga hea reisimiseks, et sul kõik ei läheks segamini. Siis mul on aluspesu ja sokid pandud sellistesse sisukottidesse, mis te saate Instagramist osta. Muidugi võib alati reisikottidesse investeerida, aga mul on need ja need on mega mugavad, sest neid saab ka kõigeks muuks kasutada, näiteks kui sa käid poes juurvilju, puuvilju ostmas, et need on väga mitmekülgsed. Ja taaskord sellistes väikestes riidest kottidest on mul ka bikiinid, 2 paari ning 1 trikoo. Ja ma näitan ka teile, mis ma siis Andu kohvrisse enda asjadest panin. Jalanõudest on mul siis sporditossud ja plätud, kuigi need Birkenstocksid on minu arust pooleldi ka sandaalide eest, sest need on nii mugavad ja nendega saab linna peal näiteks käia. Ja lennukisse ma panen jalga siis need mustad tossud, sest nendega ma tahan ka näiteks niisama kuskil linna peal käia või need on veits viisakamad ja lähevad nagu kõigi mu ülejäänud vaba aja riietega. Ja see on minu kosmeetikakott ja käsipagasiga reisides peavad sul kõik vedelikud olema sellises kilakotis ja iga asi peab olema alla 100 milliliitri ja see kott võib olla ainult ühe inimese kohta. Seega mul tegelikult on neid 2 kotti, aga ma panin teise Andule ja siis kolmas on mu venna kotis, kus on siis nende 2 asjad kokku, sest neil oli palju vähem ja mul oli rohkem tooteid, aga see on jah kõige väljakutsuvam osa käsipagasiga reisimise juures minu arvates. Aga kui ma olen harjunud reisima, siis ma olen suhteliselt palju juba kogunud ka selles suuruses asju, et mul ongi väike kuivšampoon, mingi päevakreem, isegi päevituskreemid, et kõik asjad on sellises travel size nagu pakendis. Ja see on hetkel kõik, mis on siis minu käsipagasi kohvris. Pakkimisel ma kindlasti soovitan rullida kõik asjad, sest siis mahub nii palju rohkem, reaalselt see teeb mega suure vahe ja teiseks ma soovitaks pakkida kategooriate kaupast, siis on endal lihtsam aru saada, et siin mul on näiteks spordiasjad, siin on kõik topid ja siuksed vaba aja riided, siin on need linna minekuks, jakid, mingi pesu ja siis kõik, mis lõpus üle jääb, siis sa topid nagu väikestesse kohtadesse vahele, et paar asja on jah segamini ujumisriided on siin nagu laiali, aga et põhi on selles mõttes kategoriseeritud. Kui mul näiteks ei ole võimalus kappi või kuhugi asju koha peal lahti panna, siis ma saan kohvrist täpselt aru, et mis kus on. Ja kõik mahtuski ilusti ära. Siis mega oluline on see, et sul oleks nimesilt, kus taga on sinu nimi, aadress, telefoni number, kõik inglise keeles olemas, sest et sul võib kott ära kaduda, mis iganes. Et see mega oluline, et kui keegi leiab, ta teab, kellega ühendust võtta. Ja vaadake, kui nunnu see on. Ma vist sain kuskilt reservedest, ma arvan, see on suht ammu, ma täpselt ei mäleta. See rose gold matchib nii hästi mu kohvriga, ma olen mega rahul. Jätkame nüüd väiksemate kottidega. Mega kasulik on, kui sa võtad endale kas mingi väikse käekoti, mille sa saad üle keha panna või fanny packi, kus sul on kõik olulisemad asjad, nagu näiteks telefon ja rahakott, kus mul on siis ID-kaart sees või vajadusel pass ja siis näiteks ka lennupilet. Võib-olla huulepalsa, mis iganes, mis on sinu jaoks kõige olulisem, mida sul on kogu aeg kiirelt vaja rabada, kui kuskil on vaja piletit näidata, midagi maksta, mis iganes, et on kohe mugavalt käeulatuses olemas, et sa ei pea hakkama seljakotist otsima ja juhul, kui sa hoiad
hoiad enda asju näiteks seljakoti välimises taskus, siis sul võib olla suur risk, et keegi varastab sealt midagi ära. Ja mul on seda juhtunud, seega see on hea lahendus, et seda ei juhtuks, kuna ta on sul silme ees kogu aeg sinu keha vastas ees olemas. Pluss ma kavatsen nagunii seda käekotti ka reisil kasutada, kui ma lähen näiteks linna peale ning see säästab mulle ruumi, kui ma ei paki seda kotti ära, vaid juba on mul see seljas. Siis käsipagasiga reisides võib sul olla lisaks kohvrile ka üks kas mingi käe või seljakott. Minu lemmikud on douchebagi seljakotid, see ei ole sponsoreeritud, ma väga tahaks, et oleks. Number 1 mul on disain, number 2 on ülipraktilised ja 3 minu arust materjal on hea, see kestab ja ma olen lihtsalt rahul. See roheline on minu enda 30-liitrine ja see on nats väiksem, mis ma kinkisin Aindule, aga selle reisi jaoks ma vahetame ära, sest mul tavaliselt hakkab alati selg valutama, kui ma seda ise kannan, seega ma otsustasin, et las mu mees kannab seda ning ma võtan ta väiksema, aga mõlemas on suht minu asjad, seega ma näitan teile, mis ma kasutan. Ma tean, et ma tegelikult vist paar kuud tagasi tegin ka videot, mis on mu käsipagasis ja ma ei usu, et need asjad väga palju muutunud on, aga kuna see video on konkreetselt reisiks ette valmistused, siis ma ikkagi näitan, et äkki keegi saab uusi ideid, et kes pole näiteks näinud seda videot. Ma alustan siis sellest väiksemast seljakotist, mida mina kavatsen kanda, kui me nüüd lähme. Number 1 veepudel. Soovitan võtta enda oma, siis sa ei pea ostma kuskilt koha pealt. See on palju keskkonnasäästlikum ning mul on näiteks kuuma ja külmakindel, mis tähendab, ta hoiab seda temperatuuri. Ainuke asi on see, et sa pead selle enne tühjaks valama ja siis kui sa oled lennujaama sisse, siis sa täidad selle seal veega ära, sest sa ei saa oma vedelikuga minna lennujaama. Siis on mul meelelahutus ehk raamatud, millest ma varasemalt rääkisin. See on Aindu oma ja see on minu oma. Minu kõige lemmikumad Bose'i kõrvaklapid, sest need on helikindlad, see summutab kõike, isegi nagu lapse kära. Okei, sa natuke kuuled, aga sa suudad täielikult keskenduda oma asjadele, oma muusikale, filmile, mida iganes. Need on must reisimiseks. Siis on mul minu tavaprillid ja optiliste klaasidega ka päikeseprillid. Siis mul on siuke väike kotike, kus on igast pudi-padi, aga samas, mis on väga vajalikud reisimiseks. Batoonid, sest sa kunagi ei tea, millal sul läheb kõhtu heaks, vahel sa oled väga pikalt tundide kaupa kuskil järjekorras, sa ei saa minna süüa ostma. Siis Aindul on allergiarohi, siis paratsetamool, sest mul jumala tihti valutab pea. Nätsu või ka lutsukommid on head, kui hakkad lendu tõusma või maanduma, sest siis võivad minna kõrvad lukku. Mina ise eelistan nätsu. Siis väike Body Shopi kätekreem, mille ma sain Marialt sünnipäevaks. Thanks girl! Kiilsi huulepalsam, üks mu lemmikuid! Ja pastakas, sest vahel on vaja täita neid ankeete, kui sa reisid kuhugi väljapoole Euroopat. Siis siin sellises sisetaskus on mul silmaklapid, mida ma armastan kasutada, kui ma tahan lennukis magada. Praegu ülioluline käte desinfitseerija, mida ma varasemalt kunagi kasusin kandnud. Ja fun fact, siin peab olema vähemalt 70% alkoholisisaldus selleks, et ta reaalselt tapaks ka viiruseid ja baktereid. Siis mul on Revoluti rahvusvaheline pangakaart, et juhul kui mul enda oma ära kaob või sellega midagi juhtub, sest mul on varasemalt 2 korda reisil juhtunud, nii et mul reaalselt kas varastatakse ära, pangaautomaat sõi selle ära ja mul polnud rohkem ühtegi kaarti kaasa, siis ma saan selle kiirelt aktiveerida ja hakata kasutama, et see on mul nagu tagavaraks. Ja salvrätikud, sest kunagi ei tea, millal võib minast verd jooksma hakata. Nüüd võtame ette Aindu seljakoti. Tegelikult need mõõdud on natuke suuremad kui tohiks, aga me lähme Lufthansaga ja nad peaks suht lebad olema, seega me loodame, et me ei pea mingit lisamaksu maksma. Siin üleval väiksemas sahtlis on mingi Aindu päikseprillid, rahakott, AirPodsid, aga siin suures on põhiliselt minu asjad. Ma reaalselt mahutasin siia ära kõik need snackid, mis me ostsime, aga need on meile nagu suht 2 peale. Seega see on fine, et need siin kotis on. Ja siis siia põhja läheb minu kaamera, mikrofon, ministatiiv, laadiakud, kõik kaamera asi, et see on see kaitsev kotik, et sellega midagi ei juhtuks, mis on siin põhjas. Ja siin taga küljesahtlis, kuigi ma võib-olla panen selle hoopis enda siia seljakotti, sest siin on ka eraldi arvutisahtlis, ta ei pea nii palju tassima minu läpakas. Ning lisaks mul tulevad kottidesse veel kõik arvuti ja telefonide laadjad, aga ma öösel veel laen neid asju, sellepärast need ei ole veel siin. Oleme omadega vannituppa jõudnud, mis tähendab, et nüüd on aeg iluprotseduurideks. Ma juba käisin salongis, kus mul tehti küüned ning vahatamine ja viimane asi, mis ma veel kodus teha tahan, on enda kulmud ja ripsmed ära värvida. Ma pole kunagi varem ripsmeid värvinud ja ma just sõbrannad kuulsin, et ta värvib sama kulmuvärvi kui ripsmeid, seega ma tahan proovida. Ehk ma mõtlesin, et teeme väikse ülemineku, kuna ma kunagi ei tee neid, ehk vaatame, mis siit välja tuleb. Praegu on siis enne. Ja see on siis pärast. Ma loodan, et te näete mingit vahet. Ma värvisin kulmud ja ripsmed. Esilla minnes on minust mega hea, kus sul on eriti kulmud tehtud, see ei pea koha peal nagu muretsema selle pärast. Ja mulle meeldib, et kui need on värvitud, siis nad annavad nagu natuke rohkem näojooni mulle näkku juurde, muidu ma olen lihtsalt kõik väga hele. Aga edasi seni kaua, kuni ma ootasin, et see värv peal oleks, siis ma tõmbasin alla mõned podcasti episoodid, mis ongi minu 8. nipp, et valmistu selleks, et sul ei ole internet
internetti, mis tähendab, et ma soovitan alla laadida Spotify'st nii playlist'e, laule, podcast'i episoode kui ka näiteks Netflixis sarju või filme alla tõmmata. Ma alati teen seda lennukis, nii mõnus on vaadata. Spotify's ma ise kuulan podcastidest hetkel Thick and Thin podcasti ja siis Pretty Basic oma, mille episoodi ma tõmbasin. Soovitan ka The Health Code'i, aga nad lähevad üliharva episoodi üles, ehk mul on praegu seda kõik kuulatud. Ja Netflixis ma laadisin just alla The Big Bang Theory terve 8. hooaja. Ja 9. sammuna oleks panna kõik tehnika ööseks laadima. Ja ma arvan, et lõpetuseks minu 10. punkt oleks, et puhka välja, sest reisimine mega väsitav, ehk proovi saada maksimaalselt und sel õhtul, mis minul tavaliselt ei õnnestu. Täna samamoodi, kell on juba 00:21 ja mul on veel vaja teha enda füsioteraapiat ja monteerijale need klipid üles laadida, sest see reisil ma ei ole kindel, kui hea see net on, et peaks ööseks laadima panema. Seega tegemist jagub, aga kindlasti visake pöidlad püsti, kui teile meeldis see video, tahate veel reisiteemalisi vloge näha. Ja kui sa vaatasid video nii kaugele, siis kindlasti jäta mulle kommentaarides Rootsi lipp, siis ma tean. Ja andke ka kommentaarides teada, et kuidas teile üldse see video meeldis ja kas te saite uusi nippe. Ma väga loodan, et saite. Ning ärge unustage ka subscribe ida. Klikid selle punase nupul seal all, et ei jääks tulevastest videotest ilma. Ning järgmine reede kell 10 ma olen teie ees juba reisivlogiga. Tšau kiis!